Kui Nõukogude Liit pidas sõda juutluse ja kõige selle vastu, mille eest see seisis, siis kes juhtis pingutusi selle kaitsmiseks ja juudi elus hoidmiseks, vaatamata tagakiusamisele? Ja kuidas seesama inimene juhtis juudi õppimise taassündi Ameerika Ühendriikides ning aitas ületada lõhet hassiidide ja traditsioonilise ortodoksia vahel ning rõhutas vajadust ühineda Iisraeli toetuseks. Täna saates Think Twice uurime 6. Lubavitcheri elu tähtsust. Rebbe isik, keda viimastel aastakümnetel on varjutanud tema järglane, kuid kes oli siiski oluline tegelane 20. sajandi juudi ajaloos. Koos uue eluloo raamatu autoriga. Tere ja tere tulemast saatesse Think Twice. Täna teeme pausi konfliktidest ja kaasaegsest poliitikast, et arutada üht olulist peatükki juudi ajaloos. Kui mõelda Shabbati ja Lubavitchi liikumise ning selle mõjule juudi maailmas, keskendutakse alati 7. Lubavitchi rebele. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, see karismaatiline isik, kes mitte ainult ei viinud oma liikumist esile, vaid kelle jälgedesse pole keegi suutnud astuda. Talle pole kunagi järglast nimetatud. Paratamatult on see viinud selleni, et väljaspool hassiidide maailma pööratakse vähe tähelepanu mehele, kelle ta asendas 6. rebele, rabbi Joosef Yitzhak Schneersonile. Aga kui me tahame mõista mitte ainult seda, kuidas suhteliselt väike hassiidlik liikumine muutus ülemaailmseks nähtuseks, vaid ka seda, millist mõju see avaldas viimase 100 aasta olulistele sündmustele, peame me rohkem teadma mehest, kes pani aluse sellele tähelepanuväärsele arengule. Pealegi ei ole tema elu uurimine lihtsalt laialdaselt imetletud usumehe lugu. See on lugu juutide vastupanust Nõukogude rõhumisele ja juutide usus püsimisest natside hävitussõja ajal. Samuti on see lugu sellest, kuidas see väike sekt on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt juudi elu teise maailmasõja järgsetel aastatel. Võrreldes nende väikese arvuga on see mõju olnud ebaproportsionaalselt suur. Ja meil on hea meel tervitada täna meie seas rabbi Schneersoni olulise uue eluloo raamatu autorit. Rabbi David Eliezer on Chabadi Lubavitchi liikumise liige ning Põhjamaakonna Chabadi koguduse Bet Meir HaKohen asutaja, direktor ja vaimne juht Yorba Lindas, Californias. Rabbi Eliezer on Chabadi esindaja suurtes juudi organisatsioonides ning töötab juhatuse liikmena California Orange'i maakonna juudi föderatsioonis ja perekonnateenistustes ning on Iisraeli juudi agentuuri juhatuse liige. Teda on avaldatud mitmetes erinevates väljaannetes ning ta on 2 raamatu autor, 2015 aastal ilmunud Shabbati saladus ja tema kõige uuem raamat Undaunted, kuidas 6. Lubavitchi rebe päästis vene juudid, kujundas ümber Ameerika judaismi ja sütitas ülemaailmse juudi renessanssi. Rabbi David Eliezer, tere tulemast saatesse Think Twice. Olen olnud juba pikka aega fänn ja mul on hea meel siin osaleda. Aitäh, et leidsite aega täna meiega liituda. Tahaksin alustada küsimusega, miks tänapäeval teavad nii vähesed inimesed peale Shabbati hassiidide 6. repest nii vähe? 7. rebe pingutused on viinud selleni, et Chabad on saanud rahvusvaheliseks jõuks judaismis ja inspireerinud suurt austust isegi paljude ilmalike juutide seas. Samuti, nagu teate, on tal kahtlemata suur maine omaenda liikumises. Nagu te kirjutate, käis suuresti oma eelkäija jälgedes ja tugines tema saavutustele. Rääkige meile veidi rohkem, kes see mees oli? Eelmine rebe oli omal ajal kindlasti hästi tuntud ja inimesed mõistsid teda tõesti. Näiteks kui ta 1930 aastal Chicagos rongilt maha tuli, oli seal teda tervitamas 15 000 inimest. Ja teda tervitati samamoodi üle kogu Ameerika Ühendriikide, St. Louisis, Baltimore'is, New Yorgis ja nii edasi. Siiski arvan, et rebe viis Chabadi sõjajärgses ajastus hassiidlikust kogukonnast ülemaailmseks jõuks. Tead, me teeme nalja, aga ma arvan, et võib tõsiselt väita, et Chabad on täna maailma suurim juudi organisatsioon, eriti kui vaadata mõningaid Pew uuringuid siin Ameerika Ühendriikides.
Seetõttu on Rebe monumentaalsed saavutused, mis olid tegelikult inspireeritud tema äia poolt, eelmiselt Rebelt, minu arvates nii, et nagu Sodovik on ta varju jätnud. Chabadi kogukonnas oli ta väga tuntud. Ka teistes ortodokse judaismi ringkondades oli ta üsna tuntud. Aga ma arvan, et inimesed tegelikult ei mõistnud tema elu tervikuna. Ja üks asi, mida see raamat minu arvates on teinud, on andnud inimestele aru saama tema monumentaalsetest saavutustest. Aitäh, et kuulasite saadet Think Twice. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otseülekandes Facebookis, X-is või GNS TV-s, palun vajuta GNS-i juures meeldib või telli kanal, klõpsa kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Lisaks saatele Think Twice on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily GNS TV-s või sealt, kust igames oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Räägime natuke rohkem sellest, kes see mees oli, 6. Rebe. Kas saate anda meile aimu maailmast, kuhu ta sündis ja sellest, kuidas see tema eluajal sisuliselt kadus ning samuti valikutest, millega juudid 19. sajandi lõpus tema täiskasvanuks saamise ajal silmitsi seisid? Ta sündis 1880 aastal ja Aleksander III vaid 2-3 aastat hiljem toimus tsaari mõrv, mis tõi Venemaale kaasa tohutu antisemitismi laine ning põhjustas massilise vene juutide immigratsiooni Ameerika Ühendriikidesse. Ja tegelikult olid sel ajal Venemaal traditsioonilistele juudi kogukondadele väga suured väljakutsed. Ta sündis peres, kus tema isa oli teda eelnenud Lubavitši repe rabi Shalom Dovber Schneerson, kes oli 5. Rebe. Ta sündis väikeses Lubavitši linnas, mis oli omamoodi vaimne oaas Lääne-Venemaal. Täna asub see vaid 10 miili kaugusel Valgevene piirist. Seal on siiani see vana maailma võlu. Sulle tundub, nagu vaataksid väike linna. Enam pole poriseid tänavaid, seal on asfalt. Ma käisin seal, nii et nüüdseks on seal asfalt olemas. Nii et ta sündis sellises hassidlikus keskkonnas, tead ajal, mil vene juudid seisid silmitsi tõsiste väljakutsetega. Väljaspoolt tohutu antisemitism, immigratsioon, seespoolt nii palju erinevaid liikumisi, millel kõigil on oma lahendused. Haskalah, sekularistid, kes tahavad muuta juudid rohkem venepäraseks ja avatumaks maailmale. Sionistid, kellel on suur unistus Iisraeli riigist. Sotsialistid ja kommunistid. Kõik võistlevad sel hetkel juudi südame pärast. Ta sünnib just sellesse aega, sellesse hetke, mil valitseb tohutu segadus. Ja ta elabki rahututes oludes, sest kui tsaar kukutatakse, satub ta kommunismi maailma. Ja kui ta Venemaalt välja saadetakse, peab ta Lääne-Euroopas ellujäämise nimel võitlema. Ja kui ta lõpuks Lääne-Euroopast põgeneb, jõuab ta Ameerikasse. Nii et ma arvan, et siin on mees, kes pidi elama nii paljudes erinevates keskkondades ja silmitsi seisma nii paljude erinevate väljakutsetega, kusjuures igaüks neist oli väga erinev teistest. Jah, ma arvan, et üks punktidest sinu raamatu alguses, mis mind tõesti huvitas. Ja kui sa rääkisid nii liikumise ajaloost kui ka tema eluloost, siis ütlesid sa, et raudtee läks Lubavitšist mööda. Ühelt poolt on see huvitav lugu, mida ma tahaksin, et sa räägiksid. Aga ka sellepärast, et see oli koht, millest ajalugu justkui möödus. Ja ometi see mees, kes kasvas üles selles väga selgelt eraldatud kohas, astus pärast seda maailma areenile. Ma ei arva, et see oli eraldatud. Ma arvan, et see oli oaas, sest 3. Rebe ütles, Polikovi vennad, kes olid kuulsad väljapaistvad raudteerajajad Venemaal 19. sajandi keskel, kellel oli seos Lubavitšiga. See viis mind ka selleni, et ma tahan, et see koht oleks vaimsuse paik. Olgu raudteejaam natuke kaugemal. See asub linnas nimega Rudnia, umbes, ma arvan, et vankriga. See on 10 miili pikkune sõit. Ma sõitsin selle tee autoga läbi, aga vanasti tuldi Lubavitši vankriga. Ta soovis, et Lubavitšis säiliks see, et kui sa sinna tuled, siis jõuad vaimsesse paika. Ja Lubavitšil oli siiski tuhandeid ja tuhandeid külalisi kogu Venemaalt. Nii et isegi kui tuli sõita rongiga
ja siis vankriga või enne rongi olemasolu ainult vankriga oli see ikkagi vene juutide jaoks vaimne meka, sest näiteks öeldakse, et 3. reppel oli 600 000 järgijat. Ma ei tea, kas see on täpne arv, aga temast ei olnud kahtlustki. Ta oli kahtlemata kõige mõjukam rabiinlik kuju 19. sajandi keskpaigas Venemaal. Ja see jätkus iga järgmise Lubavitši rebe ajal. Ühelt poolt oli see koht, kuhu juudid tulid vaimselt jõudu koguma. Ja teisalt oldi seotud ka ülejäänud maailmaga, kuid selles linnas ja selles õhkkonnas oli midagi väga ainulaadset. Muide, kui sa sinna lähed ja mina käisin seal raamatu uurimistöö raames, siis tunned seda ainulaadsust, et see oli koht, kuhu tulid vaimsed otsijad. Ja nüüd, kui ta oli 30ndates eluaastates, toimus see tohutu katastroof, esimene maailmasõda. See unustatakse sageli nüüd, sest Euroopa juutide jaoks järgnesid veelgi kohutavamad sündmused. Esimene maailmasõda oli katastroof ka Ida-Euroopa juutide jaoks. Kuidas mõjutas see konkreetselt Lubavitši liikumist? Ja kuidas sattusid juudid Saksa ja Vene impeeriumi vahelisse võitlusse? No sakslased ja Austria-Ungari impeerium, sakslased tungisid Venemaale ja Lubavitš asus Lääne-Venemaal. Nii et tema isa, kellel oli mõned aastad tagasi väga kummaline kohtumine keisriga, nemad kaks, isa ja poeg, 5. repe ja eelmine rebe, olid ühel hetkel Berliinis ja nad viibisid mingis avalikus kohas, kus keiser ilmus. Ja kaiser märkas teatris 2 rabi. See oli kas vabaõhuteater või siseteater, ja ta pöördus ühe abilise poole ning mõni hetk hiljem visati nad välja. Ja tema isa, 5. rebe, ütles oma pojale, et me peame Lubavitšist lahkuma. Ta tungib sisse, sest ma nägin juba siis, et see mees on kuri ja me ei saa olla samas kohas, kus tema. Nii et 1915. aastal. Ma võin lihtsalt vahele segada, see on huvitav, sest paljud vene juudid, kes elasid Vene võimu all, arvasid, et sakslased peavad ju parem olema. Õige. Ja tõepoolest venelased ei usaldanud juute, sest nad arvasid, et juudid arvavad, et sakslased on juudid. Elasid kindlasti natuke suurema vabadusega kui Venemaal ja et nad oleksid keisri poolel. Õige, jah, aga keiser, ta nägi seda keisris. Ta oli Saksamaal käinud arvukalt kordi arstiabi saamiseks ja ta nägi keisris midagi vaimset, mida püha juut suudab näha, mida teised inimesed ei tajunud. Ta ütleb, ma pean Lubavitšist lahkuma, sest ta tungib sisse. Nii et 1915 aastal, kui väike Lubavitši linn on olnud üle 100, 102 aastat, Chabadi pealinn, lahkuvad nad Lubavitšist ega naase enam kunagi. Ja Lubavitš on täna vaid mälestus. Kui sa sinna lähed, on mõned hooned taastatud, aga seal ei ela ühtegi juuti. Juudid elasid seal kuni holokaustini, kuid natsid tapsid nad. Nii et nad lahkuvad Lubavitšist ja sellega algab rändamine, kus Lubavitši keskus liigub ühest kohast teise. Kõigepealt Lubavitšist Lõuna-Venemaal asuvasse Rostovi linna, siis Rostovist Peterburi, mida tol ajal nimetati Leningradiks, ja siis Leningradist Riiga, Riiast Poola ning Poolast New Yorki. Me alustame seda pikka odüsseiat aastatel 1915 kuni 1940. Chabad asub lõpuks Brooklyni ja see destabiliseerib liikumist. Ja samuti jõuab see tohutu segaduse ajajärku, sest kõigepealt oli esimene maailmasõda ja sellele järgnes veel midagi. See muudaks kogu Vene juutide saatust. See oli kommunistlik revolutsioon. Me elame tead maailmas, mis tundub ringi vaadates üsna kaootiline. Aga ma arvan, et kaos, millega meie kokku puutume, on palju väiksem kui selle ajastu inimeste kaos, kus nad kaotasid oma pered, nad kaotasid oma kodud, nad kaotasid oma vabaduse, nad paisati täiesti erinevatesse poliitilistesse oludesse. Ma arvan, et kuigi me näeme täna Ameerika juutkonna ees teatud väljakutseid, arvan ma siiski, et elame Ameerika juutkonna kuldajastul. Võrreldes Ida-Euroopa juutide ebastabiilsusega, millega nemad silmitsi seisid. Ma mõtlen, nad olid, see polnud lihtsalt nii, nad sattusid esimese maailmasõja tulejoonele, mis, nagu ma ütlesin, ei ole sageli meeles peetud. Aga siis sattusid nad Vene revolutsiooni tulejoonele ja pogrommide ohvriks, nii valgete kui punaste poolt. Ja keegi, nad polnud kellegi poolel. Keegi ei pidanud neid enda poolel olevaks.
ja see viib mind tead järgmise küsimuseni. Nimelt 1917 aasta bolševike riigipööre ja Nõukogude Liidu loomine olid ilmselgelt võtmetähtsusega punktid 20. sajandi Euroopa ajaloos ja katastroof kogu vene rahvale. Aga see oli eriti katastroofiline juutide jaoks. Kas saate meile rääkida, kuidas Nõukogude võim kohtles juute, eriti just esimesel kümnendil pärast esimest maailmasõda? Ja mis oli Evsektsia ning kuidas see tegutses? Nii et me peame tõesti ütlema, et kommunism oli kohutav ja imeline. Sest kuni selle hetkeni, kuni kommunistliku revolutsioonini, tohtis juut elada ainult kindlas Venemaa piirkonnas, juutide asualal. Ta ei saanud ülikooli minna, tal oli vähe vabadust, tal oli vähe majanduslikku stabiilsust. Ja üks asju, mida kommunistlik revolutsioon tegi, vähemalt ametlikul tasandil, oli kõigi juutide vastaste piirangute kaotamine ning võimalus elada seal, kus nad soovivad ja valida endale meelepärane haridus või töö. Ja paljud kommunistliku partei juhid olid juudid, sest nad nägid selles lootust vabaneda despootlikust tsaarist. Teisalt oli selle hind see, et tuli religioonist lahti saada, mitte ainult judaismist. Nad pidasid sõda ka kristluse vastu. Nad kartsid kummaliselt moslemitega võidelda, sest neid oli palju. See on väga huvitav. Jaa, nad lõid selle. See kõlab 21. sajandi kõrvadele tuttavalt. Jah, täna kardame me seista vastu ebamoraalsusele. Teate, kui näeme vägivalda või poliitilist äärmuslust moslemi kogukonnas, kardame sellele vastu astuda. Sama hirm eksisteeris ka kommunistide seas, sest nad lõid kristliku kommunistide organisatsiooni, et tagatiusata usklikke kristlasi Venemaal või Vene õigeusu kirikut. Ja nad lõid ka Evsektsia, mis oli kommunistliku partei juudi osakond. Paljud selle juhid olid pärit usklikest peredest ja nad pidasid Venemaal sõda judaismi vastu, et see hävitada. Ja nad lihtsalt sulgesid kõik juudi koolid. Nad lõid omaenda juudi koolisüsteemi, kus õpiti jidiši keeles ja õpiti Karl Marxi, mitte Moosest. Ja nad püüdsid võimalikult kõik usuametnikud kõrvaldada nii palju kui võimalik ning keelata juutidel elada oma elu usklike juutidena. Ja see lõi aluse ilmselt ühele tähtsaimale lahingule eelmise rebe elus, kus kõik suured rabinaalsed juhid lahkusid Venemaalt, aga tema jäi sinna, olles pühendunud iga juudi heaolule riigis ja seistes vastu kommunistidele. Nüüd räägi meile, kuidas Rebe vastu võitles ja kui edukad olid tema pingutused juutluse kaitsmisel ajal, mil see oli piiramisrõngas. Ja erinevalt aastakümneid hiljem toimunust, tead, meie jaoks, kes me kasvasime suureks. Nõukogude juutide toetusliikumise ajal olid Nõukogude Liidu juudid suuresti isoleeritud ja välismaal elavate juutide poolt toetuseta. Eriti suur osa neist, kes olid vasakpoolsed ja kas toetasid Nõukogude võimu või vähemalt arvasid, et see oli parem kui nende tsaariaegsed eelkäijad. Miks peaksime siis sekkuma? Mida ta tegi, oli see, et ta tegutses nii avalikul tasandil. Ta lõi rabiide komitee, mis oli juutluse avalik nägu Venemaal. Ja lisaks sellele võttis ta 1924 aastal 9 oma lähimat hassiidi ning nad sõlmisid heebrea keeles nimetatud Tšesas Brissi, mis oli surmani kestev leping hoida juutlus Venemaal elus. Nüüd, paljud neist inimestest, mõned neist läksid, tead, hassiidide seas on üks vana nali. Kui ma kasvasin üles jeshivas, olid meil need vanad hassiidid, kes kõik sattusid Siberisse ja nad ütlesid, tu es geven notsver, sina olid ainult 2 aastat Siberis, see oli lihtsalt tavaline mitsva, mina olin 10 aastat Siberis, see on tõeline mitsva. Nii et nad lõid Venemaal salajase põrandaaluse võrgustiku, mis põhimõtteliselt juhtis juudi koole, sünagooge, kogukondlikku struktuuri, mikvesid, kõike, mida vaja oli, rahalist toetust, et hoida juudi elu Venemaal piisavalt elus. Nüüd, pole kahtlustki, see ei jõudnud iga üksiku vene juudini. Aga see, mida see tegi, oli haridussüsteemi loomine, mis jätkus. Ma kuulsin kord üht hämmastavat kõnet. 1994 aastal osalesin Tel Avivis Lubavitcheri Rebe mälestusüritusel vaid 30 päeva pärast tema surma. Ja peaesinejaks oli Yitzhak Shamir, tollane endine Iisraeli peaminister. Ja ta tõusis püsti ning ütles, et 1950-ndatel olin ma Mossadis, Iisraeli salateenistuses, ja me otsustasime võtta ühendust vene juutidega.
ja me avastasime, et igas Venemaa linnas ja asulas tegutses salajane võrgustik, mida juhtis Lubavitcheri rebe New Yorgis. See võrgustik kestis kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni. Ja kui sa tuled täna Venemaale, siis 90% juudi elust Ukrainas, Venemaal ja kogu endises Nõukogude Liidus juhib Chabad, sest see salajane võrgustik on alati eksisteerinud. See läbis nii tõusud kui mõõnad. Ja lõpuks kujunes sellest juudi elu taassünd, mida me täna endises Nõukogude Liidus näeme. Nii et see jäi ellu. Paljud inimesed tapeti. Kui ma käisin Iisraelis Yeshivas, olid mõned meie peamised õpetajad kõik arreteeritud, tead küll, ja mitte sellepärast, et nad oleksid olnud seotud ebaseadusliku tegevusega, vaid sellepärast, et nad õpetasid juudi lapsi ja aitasid juudi inimestel Venemaalt põgeneda. Ja muide, nemad olid meile, minu põlvkonnale, võimsad eneseohverduse eeskujud. Nii et tema lõi selle salajase võrgustiku. Seda rahastati suures osas välismaalt pärit juutide poolt. Ta püüdis saada rohkem toetust välismaalt. Ta võitles selle probleemiga, kuid ta püüdis tagada, et igas Venemaa linnas ja asulas oleks kogu Nõukogude Liidu perioodi jooksul olemas juudi infrastruktuur. Ja kõike tehti suure saladuskatte all. Jah, ta ise arreteeriti rohkem kui üks kord, ma usun, nagu sa oma raamatus kirjeldad. 6 või 7 korda arreteeriti ta. Ja see kulmineerus 1927 aastal, kui ta arreteeriti ja talle määrati surmanuhtlus. Ja see tühistati lõpuks tänu maailma juutkonna survele ning ta saadeti pagendusse. Ja lõpuks vabastati ta. Ja tänu suurele diplomaatilisele pingutusele lubati tal 1927 aastal Venemaalt lahkuda. Ta kaalus, kas peaks lahkuma või mitte, kuid tegelikult seisis ta silmitsi kas surmaga või Venemaalt lahkumisega ning püüdega korraldada tegevust Venemaa piiride väljaspoolt, et hoida salajast võrgustikku Venemaal. Ja ta tegi selle valiku. Ta oli halvas tervises. Ma mõtlen, sa räägid raamatus palju tema terviseprobleemidest. Olla põrandaaluse liikumise juht, keda totalitaarne valitsus aktiivselt taga kiusab, on hirmu äratav ülesanne isegi väga tervele inimesele. Aga inimese jaoks, kes tõesti kannatas tõsiste terviseprobleemide käes, pidi see tegema olukorra veelgi raskemaks. Tema tervis halvenes aastate jooksul märgatavalt. 1932 aastal diagnoositi tal SM, hulgiskleroos. Aga ma arvan, et mis on huvitavam, sest ma ei usu, et tal Venemaal olles olid nii tõsised terviseprobleemid. Need polnud nii rasked kui pärast Venemaalt lahkumist. Mis minu arvates on veelgi huvitavam on see, et kui ta tuli 1940 aastal Ameerikasse, oli tal revolutsiooniline suhtumine ja ta kavatses muuta Ameerika juudi elu. Ta tuleb laevast maha. Tal on raskusi rääkimisega. Ta on ratastoolis. Ja ta käivitab oma elu viimase 10 aasta jooksul Ameerika juudi elus muutuse, mis on tõeliselt radikaalne ja uskumatu. Ja asjaolu, et ta teeb seda kõigi nende tervise ja meditsiiniliste raskustega ning et ta püüab samal ajal päästa nii palju inimesi Euroopas kui võimalik. Samal ajal arvan, et tema hilisemad terviseprobleemid olid palju huvitavamad kui need raskused, mis tal olid Venemaal. Aga Venemaal seisab ta silmitsi surmaga. Ja ta seisab kommunistidele vastu täiesti hirmuta, mis muide minu arvates on loonud väga huvitava kultuuri Chabadis. Kõik teavad, et kui midagi tuleb teha. Chabadi rabid, ma ei ütle, et nad on täiuslikud ja et nad alati teevad seda, aga Chabadi rabid, rebepojad. Aga selles kogukonnas on tõeliselt juurdunud eneseohverduse kultuur teiste nimel ja valmisolek minna erinevatesse kohtadesse. Ma mõtlen, kes veel oleks valmis elama Mauritiusel või ükskõik millises maailma paigas. Ja, või kuhu iganes sa lähed. Kõik teavad, et kui sul on abi vaja, kui sa oled seal ja oled hätta jäänud, oled sa Machu Picchus, Lõuna-Ameerikas või kus iganes, Chabad on seal. Kust see tuleb? Eneseohverduse kultuurist. Ja kes lõi selle kultuuri? Tema lõi selle Venemaal, sest tema ja tema järgijad panid oma elu kaalule ning lõid ja juurutasid Chabadi sees selle idee. Et kui on vaja töötada juudi rahva hüvanguks, kui on vaja seista juutuse eest, seista Iisraeli eest, et me peaksime olema kartmatud, me ei tohiks häbeneda ja me ei lase end kellelgi hirmutada. Ja ma mõtlen alati endamisi, kui minu õpetaja Yeshivas veetis 9 aastat Siberis ja minul olid raskused. Tead,
meil kõigil on raskusi. Ma tulin Orange County äärelinna rajooni, et arendada välja Shabadi keskust, mis tänu Jumalale osutus edukaks. Aga me läbisime palju raskeid aastaid. Ja ma mõtlen alati endamisi, mis on minu raskus, tead, kas raha kogumine või mis iganes mul tuli lahendada, võrreldes sellega, kui keegi saadeti Gulagisse. Ja ma arvan, et see lõi Chabadis kultuuri, mis on tõesti mõjutanud kogu maailma juudikonda. Ja, see paneb asjad kindlasti perspektiivi. Nüüd üks huvitavamaid kõrvalteemasid, mis sinu raamatus esile kerkib, eriti enne teist maailmasõda või ka selle ajal, on Shabadi ja ühise jaotuskomitee ehk jointi vahelised suhted, mis olid mõnikord harmoonilised ja mõnikord pingelised. See organisatsioon oli siis ning on ka praegu peamine juudi heategevusabi allikas ohustatud juudi kogukondadele üle maailma. Millised olid pingekohad Shabadi ja jointi vahel enne teist maailmasõda? Kõigepealt tuleb öelda, et Shabadi ja jointi vahel on olnud pikaajaline, sajandipikkune suhe. Ja see on nagu abielu. Mõnikord saadakse hästi läbi ja mõnikord ollakse eri meelt. Aga isegi kui eelmisel reebel olid 20. ja 30. jointiga sügavad lahkarvamused, ei kritiseerinud ta neid kunagi avalikult. Ta tegi seda ainult privaatselt, sest ta nägi alati väärtust selles, mida joint tegi. Ja meil oli ka, tänapäeval Venemaal, ma arvan, et tõesti pärast kommunistliku ajastu lõppu ja kokkuvarisemist oli Venemaal palju rabelemist selle üle, kes saab domineerivaks organisatsiooniks, mis saab edasi. Ma arvan, et siis oli ka mõningaid pingeid jointiga, mis on nüüdseks tõesti vaibunud ja me teeme nendega koostööd. Kuid see, mis juhtus 1920. ja 1930. on minu arvates suurim viga juudi filantroppias inimkonna ajaloos. See tähendab jointi. Jointi juhiks oli Felix Wahlberg, kes tol ajal oli Jakob Schiffi väimees, kes minu teada oli selleks ajaks juba surnud. Ja Felix Wahlberg, kui lugeda tema eluloo raamatut, oli juut, kes ilmus Temple Manueli Yom Kippuri ajal pooleks tunniks. Ta ei olnud sugugi vaimne inimene. Ta läks Venemaale 1926 aastal ja venelased, kommunistid ning Jevsektsija ja kommunistid Venemaal tahtsid luua juudi kolooniaid, kus juudid tegeleksid põllumajandusega. Rebe soovis, et juudid võiksid elada linnakeskkonnas, kus nad saaksid töötada oma kodudes. Nad saaksid elada oma juudi kogukondades. Neil oleks olemas kogukondlik infrastruktuur. Nad saaksid võimalikult palju elatist teenida kodupõhiste tööstuste kaudu. Ja mis juhtus, oli see, et see Wall Streeti titaan viis jointi partnerluseni kommunistidele. Ja umbes 1924. aastast 1920. aastate keskpaigast kuni 1937. panid nad sellesse põllumajandusse tänapäeva rahas umbes $250 miljonit. Nad said kommunistide partneriteks juutide jaoks põllumajanduslike asunduste rajamisel. Kuhu sa ka ei läheks? Seal ei ole sünagoogi, ei ole kooli, ei ole kogukondlikku struktuuri. Püütakse teha juutidest korralikke kommuniste. Ja see lõpeb halvasti, sest 1937 aastal pöördus Stalin, kes pöördus kõigi vastu, ka JDC vastu. Ning Venemaal oli 200 JDC töötajat, kes kas saadeti pagendusse, tapeti või vangistati. Nii et nad varjavad seda siin Ameerikas, sest nende maine saaks kõvasti kannatada. Tead, mis juhtus kõigi meie inimestega? Ja minu jaoks on see natuke šokeeriv, sest ma ei unusta kunagi terrorirünnakutes hukkunuid Mumbais, mis raputas meid tõeliselt sügavalt. Ja siin kaotas joint 200 inimest ja nad varjasid selle ära. See juhtuski, see on tõesti šokeeriv lugu. Ja ta tuli Ameerikasse 1929 või 1930 aastal. Ja tema peamine eesmärk on see, et ta on tegelenud jointi juhtidega Euroopas, kes kõik austavad teda väga. Ja nagu üks neist kirjutab aruandes Ameerika juhtidele, on Rebe ainus, kes teab, kuidas asju Venemaale toimetada. Teisisõnu, raha, organisatsioon, logistika, tal on see kõik tehtud. Kui sa tahad aidata mõnda juuti mõnes Venemaa linnas, anna Rebele raha Riias, Lätis. See jõuab Venemaale mõne kuu pärast ja see inimene saab raha kätte. Siiski oli Wahlberg nii veendunud, et ta teeb õiget asja. Ta oli käinud Venemaal 1926 aastal. Ta nägi neid külasid, Wahlberg 6, Wahlberg 7, kõik seisid seal oma põllutööriistadega. Nad petsid selle mehe ära. Tõelised Potjomkini külad, jah. Tatanka külad. Ja lõpuks, huvitaval kombel, on seal üks ajaleht. Ma ei tea, kas sa mäletad seda.
Mina mäletan lapsepõlvest ajalehte nimega Soviet Heimland. See oli Nõukogude propaganda ajaleht. Ja 1950-ndatel kirjutas see, et juudi kolooniad on surnud. See ebaõnnestus. Nii et Joint kulutas $1,000 miljardit läbikukkunud eksperimendile. Teisest küljest veerand miljardit 1920. ja 30. aastate dollarites. Ja 1920-ndatel rohkem raha kui. Kuidas see võimalik oli? See on ka täna $1,000 miljardit. Aga teisest küljest, kui 1000 hasiidist põgenesid pärast sõda Venemaalt, kes seisis Shabadi kõrval ja kes aitas neil inimestel üle maailma asuda ja elama hakata, see oli Joint. Kui Chabad lõi 1950 aastal Marokos koolisüsteemi, kus lõpuks õppis 10 000 õpilasi, siis kes oli Chabadi peamine partner? See oli Joint. Ja paljudes teistes ettevõtmistes oli see samuti nii. Kuigi Rebe oli nendega sügavalt eriarvamusel, mida ta kunagi avalikult ei väljendanud, vaid alati tegi seda nendega privaatselt, sest ta kirjutas alati, et Joint teeb häid asju. Ta ei olnud nõus Wahlbergiga ja Wahlberg, kes tuli väga ilmalikust taustast, vaatas Rebe poole suure põlgusega. Meil on Wahlbergi kirju, ma ei usalda teda. Ja ta ei uskunud isegi, en Venemaal on antisemitismi. Jointi juhtide arusaam Ameerikas Venemaa tegelikkusest oli lihtsalt täiesti šokeeriv. Ta ei olnud ainus, kes Venemaale läks ja arvas, et ta oli tulevikku näinud. See ongi tulevik. Ja tead, aga Aga see, mis juhtus, oli minu arvates väga tume peatükk Jointi ajaloos, mis lõpuks dokumenteeriti ka Jointi ajaloolale poolt. Ma ei ole kunagi näinud mälestusmärki kõigile neile inimestele, kes tapeti. Aga samal ajal suhted Shabadi kogukonnaga sõjajärgses ajas, Marokos ja paljudes teistes kohtades ning ka täna Jointis oleme me suurim tegija juudi elus endises Nõukogude Liidus. Jointil on keskused, neid on vähem kui 20-30 aastat tagasi, kuid see teeb palju olulist tööd. Ja paljudes neist kogukondades teeme koostööd Jointiga ja töötame nendega kõrvuti. See on nagu pikk suhe. See on nagu perekond, mishpaha. Mõned aastad me ei saanud läbi, siis saime väga hästi läbi ja praegu püüame samuti hästi läbi saada. Aga ma arvan, et siin on meile, juudi filantroopidele üks õppetund. Nad peavad tõesti mõtlema, kuhu nad oma raha paigutavad. Ja täna on, selles pole kahtustki, teatud eelarvamus Shabadi suhtes. Mitte kõik juudi kogukonnas, eriti selle ilmalikumas osas, ei taha meid toetada, kuigi me oleme paljudes valdkondades juudi elu tugisammas. Vaadake tänapäeva juudi elu ülikooli linnakutes. Shabadi edu on uskumatu. Ja vaadake, kui lähete Ukrainasse. Ma olen seal sõja algusest saadik 2 korda käinud. Juudi föderatsioonid on meie tööd Ukrainas väga toetanud. Ja inimesed hakkavad mõistma, et teate, meie oleme selles keskkonnas suur tegija. Ja seetõttu on mõningatel juutidel, kes kuuluvad juudi kogukonna liberaalsemasse ossa, endiselt teatav ebamugavustunne. Ja ma mõistan seda. Võib-olla nad ei nõustu filosoofiliselt meie väärtussüsteemi ja ideoloogiaga. Tuleb tõsiselt vaadata ja öelda, et okei, me tahame töö ära teha. Kas Chabadi inimesed on tõesti need, kes on selle töö jaoks sobilikud? Sest ja see on... Me ikka veel, ma arvan, võitleme selle eelarvamusega mõnes juudi maailma osas. Aga ma samastun selle tavalise juudi looga, aga see on kindlasti väga huvitav. Kuulus juudi lugu, midagi uut ei ole. Õigen. Nüüd, kui me räägime tema eluloost edasi, Rebe eluloost, siis kui 6. Rebe lahkus Venemaalt, jäi ta 1930-ndatel Euroopasse. Kuigi ta külastas Ameerika Ühendriike. Ta külastas ka tollast Palestiinat. Kuid kui 2 totalitaarset liikumist, kommunism ja natsism, hakkasid juutide rõhumist järjest enam suurendama. Mis olid siis tema eesmärgid ja kui edukas ta oli juutluse taaselustamisel tol perioodil Poolas, mis enne holokausti oli miljonite juutide kodu? See oli maailma suurim juudi elukeskus. Õige, selles pole kahtlustki. Aga vaata, ta tuleb Poolasse ja ei järgi ülejäänud Haredi maailma päevakorda. Haredi maailm on poliitiliselt seotud kus emu nimiga. Chabadi liikumine on ajalooliselt alati seisnud selle eest, et mitte kunagi poliitiliselt sekkuda ükskõik mis. Ja tema püüab ka Poolast teha kõik, mis võimalik, et aidata juute üle kogu maailma. Ta saadab saadikud Lõuna-Aafrikasse, Austraaliasse ja paljudesse teistesse riikidesse, et elavdada juudi elu.
On küll, aga huvitaval kombel, kui ta Poolasse tuleb, on tal väga vähe järgijaid ja ta loob ješivade võrgustiku, kus 1930 aastal oli vaid üks ješiva, kus õppis võib-olla 50 kuni 100 õpilast. Ja 1939 aastaks oli tal 11 ješivat peaaegu 1500 õpilasega. Ta ehitas tõesti Shabadi Poolas seestpoolt üles. Ja mõnikord on tal lahkarvamusi teiste juhtidega konservatiivsemas Haredi kogukonnas, sest ta ei ühine nendega poliitilises tegevuses, mis on tegelikult kestnud tänaseni. Chabad on ainus suur usuline rühm Iisraelis, mis ei kuulu ühegi erakonna koosseisu. Chabadi hassiidid Iisraelis hääletavad kõik üksikisikutena oma valitud erakonna poolt. Ja ma pean teile midagi naljakat rääkima. Igal aastal avaldatakse igas Iisraeli linnas arvestus selle kohta, kes hääletab millise erakonna poolt. Iisraelis on olemas Chabadi linn nimega Tzfat Chabad. Ja seal on alati üks inimene, kes hääletab vasakpoolse erakonna Meretsi poolt. Mul pole aimugi, kes see on. Võib-olla on see naljamees, aga Tzfat Chabadis on üks Meretsi toetaja tuhandete valijate seas. Aga kuule, võib-olla on see vana Meretsi mees, kes muutus usklikuks. See on vaba maa. Tänu Jumalale, vaba maa. Nad võivad hääletada, kelle poolt tahavad, aga Chabad ei saanud kunagi selle poliitilise süsteemi osaks. Ja ajalooliselt on sel olnud iseseisev joon, nii et Poolas, ma arvan, ta püüab jääda mõjukaks. Ja ta ei ole nõus ka mõne sealsete usuliste juhtidega. Ja samal ajal püüab ta jõuda juudi kogukondadeni üle kogu maailma. Ta püüab koguda raha ja koordineerida maa-alust süsteemi Venemaal. Ta saadab, nagu ma ütlesin, emissare Lõuna-Aafrikasse, Austraaliasse ja teistesse kohtadesse, et ühendust võtta nende juudi kogukondadega. Ta veedab aasta Ameerikas, kus ta naaseb väga teistsuguse suhtumisega Ameerika juutidesse, sest paljud ortodoksed pidasid Ameerikat selleks, mida me nimetame treifa medinaks, mitte košerlikuks riigiks. Ära mine sinna, su juutlus läheb allamäge. Ja Rebe tuleb Ameerikas tagasi pärast peaaegu aastat siin viibimist, tohutu optimistliku vaatega Ameerika juutlusele. Ta tunneb, et neil on teatud puhas vaim, nad on avatud vaimsusele ja tal on suur optimism Ameerika juutluse suhtes. Ja sadamas, päeval kui ta lahkub, ütleb ta, et Ameerikas saab tulevikus juudi õppe suur keskus ja tal on see optimismi tunne. Nii et selles kahe maailmasõja vahelises perioodis on see tõeline ülemineku periood Chabadi jaoks, kuid ta otsustab jääda Poola, sest tunneb, et peab hoolitsema Vene juutide eest. Oled sellele lähemal ja sa saad ka tugevdada Chabadi kogukonda Kesk-Euroopas ning Ida-Euroopas ja Poolas nendes riikides. Selles maailmas on hassiidlikul traditsioonil tulevikku. Õige. Nüüd. Holokaust tähistab ilmselgelt ainulaadse tragöödia perioodi kõigi juutide jaoks. Aga milline oli selle mõju just Chabadi liikumisele, mis hoolimata Rebe põgenemisest, mis on iseenesest huvitav lugu, mida sa räägid, jäi enamik tema juhtidest ja rabidest koos ülejäänud Euroopa juutidega natside impeeriumisse lõksu. Ja siis räägi meile veidi sellest, millist rolli Chabad ja Rebe mängisid Ameerika Ühendriikides püüdlustes juhtida tähelepanu juutide päästmise vajadusele, mis olid enamasti ebaõnnestunud, kuid osaliselt ka edukad. Las ma lihtsalt, ma arvan, et on huvitav lisada, kuidas ta päästeti, sest see oli midagi, mis võiks olla Hollywoodi film, kuid ma ei usu, et Hollywood kunagi teeks filmi usklikust rabist, kes midagi sellist tegi. Väga teistsuguses Hollywoodis. Ja. Teistsugun Hollywood. Kuid Ameerika valitsus, kui Chabad selles riigis on tilluke, vaid mõned aktivistid. Kuidagi jõuab see Valge Maja kõrvu. Ja Ameerika valitsus pöördub Saksamaa valitsuse poole ja ütleb, see on september-oktoober 1939, päästke see rabi. Nad saadavad Varssavisse Saksa sõdurite üksuse, et teda leida. Ja sakslased tahavad seda teha, sest nad mõtlevad, tead mis, kui Ameerika on meiega rahul, siis võib-olla tead sõda, me ei tea, mis juhtuma hakkab. Ma ei tea isegi, kas nad teadsid, kuhu sõda liigub. Jah, oluline on meeles pidada, et kui Poola vallutatakse, on Ameerika Ühendriigid endiselt neutraalsed. Ameerika Ühendriigid ei astu sõtta veel 2 aasta jooksul. Ameerika ei astu sõtta veel 2 aasta jooksul. Nii et praegu arvab Saksamaa, et kui me teeme ameeriklastele teene, siis nad jäävad neutraalseks. Nad on praegu neutraalsed. Nii et nad avastavad tema asukoha ja ta saadetakse 1939 aasta detsembri lõpus Riiga. Ja Riiast tuleb ta Ameerika Ühendriikidesse.
nüüd Ameerika Ühendriikidesse saabudes teeb ta esimese asjana kõik endast oleneva, et päästa oma ješivate õpilased. Ta oli julgustanud nii paljusid Chabadi inimesi Poolas lahkuma Poolast ja minema Leetu, mis oli tol ajal neutraalne riik. Ja ta hakkab saatma kirju üle kogu maailma, et leida viisasid, leida kohti, kuhu nad saaksid minna. Ja ta püüab raha koguda, kuid tema ressursid on väga piiratud. Ja tal ei ole siin Ameerika Ühendriikides tugevat toetajaskonda. Tead, tänapäeval vaatad Chabadit ja see on juudi suurjõud. Tead, igas Ameerika äärelinnas on tänavanurgal suur Chabadi hoone. Aga tol ajal oli Ameerikas võib-olla 100 tõelist hassiidi ja ühelgi neist polnud tegelikult raha. Nii et tal pole raha. Ja kuigi Chabad oli jõudnud Ameerika valitsuse kõrgetele tasanditele, et päästa rebe, ei muutunud see mingil moel poliitiliseks mõjuks. See oli ühekordne tehing. Roosevelti Valges Majas olid mõned võtmeisikud, kes otsustasid, et tahavad selle rabi päästa. Pärast seda neid enam ei huvitanud. Nii et tal pole poliitilist mõjuvõimu. Tal on vähe rahalisi ressursse. Ja algperioodil teeb ta kõik, mis võimalik, et päästa nii palju õpilasi kui võimalik. Aga ta on tõesti demoraliseeritud, sest ta tunneb tol ajal ja kirjutab 1943 aastal pika kirja, et poliitikud ei kuula meid. Ja varem, kirjutab ta, said juudid alati poliitikute poole pöörduda, kes püüdsid olla avatud. Meedia ei ole huvitatud sellest, mida meil on öelda. Juudi juhid on üsna jõuetud. Ja me teame, kui vaadata, siis pole kahtlustki, nagu kirjutab Rafael Medov, et Roosevelt oli väga sõbralik tollase tähtsaima juudi juhi Stephen S. Weisiga, kellel puudus julgus tõusta ja organiseerida Ameerika juudi kogukonda Valgele Majale vastu astuma. Tõepoolest, nad tahtsid pidada sõda, mitte päästa juute. Nad ei tahtnud pommitada Auschwitzi, nad ei tahtnud teha neid lihtsaid asju, mis oleksid aidanud. Nii et rebe on äärmiselt frustreeritud, sest tal ei ole mõjuvõimu ega raha. Tal ei ole mõju. Ta proovib teha kõik, mis võimalik, et päästa kas või üksikisikuid. Kui ta saab teada, et tema tuttavad juudid on Austraalia pagulaslaagrites, kirjutab ta oma järgijatele Austraaliasse ja palub neil nende eest hoolitseda. Kui ta leiab Ameerika põgenike põhjas Saguaro piirkonnas, saadab ta oma järgijad nende eest hoolitsema. Ta teeb kõik, mis võimalik, aga tema võimalused on väga piiratud. Ta pole ka terve, ta on ratastoolis, ta ei ole liikuv, ta ei saa tegelikult reisida. Huvitaval kombel toetab ta kuulsat Washingtoni marssi 1943 aasta oktoobris, kuhu ta saadab väga silmapaistva grupi. Aga tema ise ei saa minna, sest ta ei ole füüsiliselt võimeline sinna reisima. Aga ta saadab väga silmapaistvat, ta saadab 4 oma väga lugupeetud hassiidist, et esindada Chabadi sellel marsil, mis osutubki sõjapõgenike nõukogu katalüsaatoriks, mis hakkab muutma saatust ja päästab palju juute Euroopas. Aga ma arvan, et ta tegi kõik, mis tema võimaluste piires võimalik oli. Kuid kuna tal puudus võimekus tegutseda poliitilisel tasandil, ütleb ta ka ise seda. See on aeg, mil peame vastama vaimselt, palvetades, õppides rohkem toorat ja pöördudes Jumala poole. Klassikaline juudi vastus rasketel tragöödia ja kriisiaegadel on see, et peab toimuma vaimne enesevaatlus. Nii palus ta ka sel ajal seda. Aga ta päästab osa oma õpilastest, kes jõuavad lõpuks Shanghaisse. Peaaegu 50 neist jõuab Shanghaisse. Mõned neist jõuavad enne sõda Kanadasse. Aga ta otsib alati, mida ta saab teha. Ma tahan teile rääkida ühe väga huvitava loo, mis minu arvates on tema kohta väga intrigeeriv. 1941 aasta jaanuaris jõuab grupp Delsi Yeshiva õpilasi, mis on kuulus Yeshiva Euroopas, Austraaliasse. Neil kõigil olid Briti passid ja nad jõuavad, ma arvan, kas Brisbane'i või Adelaide'i. Nad jõuavad Austraaliasse. Kui austraallased neid seal näevad, siis tead, see oli Briti rahvaste ühenduse riik. Nii nad sinna sattusidki. Nad olid reisinud läbi terve Venemaa Hiinasse. Ameerika ei astu sõtta enne 1941 aasta detsembrit. See on jaanuar 1941. Ja nad jõuavad Austraaliasse. Kohalikud Austraalia juudid, tead, siis ei olnud Austraalias juudi päevakoole. Seal olid küll ortodoksed rabid, aga nad olid vaos hoitud. Nad ei vaidlustanud oma liikmete usklikkuse vähenemist. Nii et kohalikud juudid ütlesid, tead mis, te peaksite tõesti Ameerikasse minema. Me maksame teie sõidukulud kinni.
nii et kõik Telsi Yeshiva õpilased kirjutasid kirju Yeshiva juhile Telsi Yeshiva Roshile, kes oli tulnud Euroopast. Ta oli juba Ameerikas. Tema nimi oli Rabbi Eliezer Block, suur Toora õpetlane. Hankige meile viisad Ameerikasse. Ja nad saavadki viisad ning lähevad Clevelandi, kus nad taas asutavad Telsi Yeshiva, mis eksisteerib tänaseni. Selles grupis oli üks Habadi õpilane. Tema nimi oli Haim Gutnik ja ta oli pärit Habadi perekonnast. Nii et ta kirjutab kirja Rebele Brooklynis ja ütleb, saada mulle viisa. Ja Rebe saadab talle vastuse. 1941. aasta jaanuaris pärast sõda hakkavad põgenikud tulema Austraaliasse ja sina pead sinna jääma, et luua seal Toora õppekoht, õpetada neile Jumalast ja tugevdada judaismi. Sel hetkel on Hitler Euroopas oma tugevaimas positsioonis. Inimesed isegi Roosevelt ei aita veel Churchilli nii, nagu too sooviks. Ameerika ja Inglismaa võitlevad Blitzi lahingus. Ja Rebe ütleb, et pärast sõda tulevad põgenikud Austraaliasse. Ja kui sa lähed täna Austraaliasse, siis üks silmapaistvamaid rabide perekondi, rabide kohtujuht, kashruse juht, kõikjal on Gutniku perekond ning temast sai omal ajal üks Austraalia silmapaistvamaid rabisid. Ja tema lapsed, lapselapsed ja isegi lapselapselapsed jätkavad seda pärandit tänapäevalgi. Aga see oli Rebe nägemus. Ta nägi mitte ainult seda, mis tol hetkel toimus, vaid ka seda, mis tulevikus juhtuma hakkab. Nii et ta tõstatas selle nüüd. Ja täna on 80% Austraalia rabidest sünagoogides Habadi rabid. See on päris teekond ja palju häid asju. Muide, palju häid asju. Tere! Kui ta oli Ameerika Ühendriikides, nagu sa oma raamatus kirjutad, tegi Rebe teadliku otsuse teha midagi teistmoodi. Mitte püüda sulanduda, nagu paljud teised ortodoksed või hassiidide rühmad tegid, vaid püüda levitada Shabadi filosoofiat ja laiendada juudi haridust. Erinevalt teistest, kes arvasid, et ilmaliku juutluse suundumuse tõttu peame lihtsalt säilitama oma väikest kogukonda ega saa teiste poole pöörduda. Miks ta sellise valiku tegi? Ja milline oli tol ajal enamiku juudi maailma reaktsioon? Esiteks arvas enamik juudi maailmast, eriti ilmalik juudi maailm, et ta oli ebaoluline. Õigeusklik juudi maailm arvas, et ta elab fantaasia maailmas. Ja ta astub laevalt maha ning ütleb kuulsalt, Ameerika on nicht anders. Ameerika ei ole erinev. Juudlus jääb selles riigis ellu ja õitseb samamoodi nagu Euroopas. Ja sa pühendad sellele väljendile 2 peatükki. Õige, ja see on väga oluline väljend. Ja see on see, mida ta tegi sõja 5 aasta jooksul ja mida ta tegi pärast sõda. Mõlemad asjad on väga olulised. Ja mida ta teeb, on see, et ta muudab traditsioonilise judaismi lähenemist Ameerikas kaitselt rünnakule. Ta ei kavatse lihtsalt istuda ja oodata, et inimesed tema juurde tuleksid. Nii et tema esimene suurem algatus toimub aastatel 1940 kuni 1950 vastavalt professor Sarna sõnadele, kes on tõenäoliselt üks silmapaistvamaid juudi ajaloolasi Ameerikas. Professor Jonathan Sarna. Jonathan ütleb, et loodi 92 juudi päevakooli. 3 neist asutas Rebe ja enamik neist 5 sõja-aasta jooksul. Ja mida ta teeb, ütleb ta, on see, et me peame revolutsioneerima judaismi Ameerikas. Ja selle peamine tööriist on juudi haridus. Ta teeb Ameerikas tegelikult sama, mida ta tegi Venemaal, sest Ameerikas oli tal sama vaidlus õigeusu maailmaga nagu Venemaal. Kui kommunism tuli, lahkusid kõik suurte jessivate suured juhid. Reb Israel Salanter, Hofetz Chaim, kes oli pühamees, Reb Aaron Kotler, kõik need inimesed koos oma jeshivadega ja paljud teised. Nad ütlevad, lähme kohe Venemaalt ära ja läheme Poola või Leedusse ning me teeme nii, et judaism jääb ellu. Mõned neist tulevad Ameerikasse sõja alguses ja sõja ajal enne sõda ning nad tahavad taas luua kindlusena toimiva judaismi mudeli, mis eksisteerib siiani. Minge Lakewoodi New Jersey osariigis. See on märkimisväärne edu. Seal kuulsas jeshivas õpib täiskohaga 5-6 tuhat inimest, aga see on Lakewoodis New Jersey osariigis. Rebe ütleb, ei, mina vastutan iga juudi heaolu eest selles riigis, iga juudi eest kogu maailmas. See on ülemaailmse juhi visioon.
ja ta ütleb, ma tahan luua võrgustiku, muuta suhtumist juudi haridusse Ameerikas. Enamik Ameerika juute arvab, et avalikud koolid on pääs kolledžisse, ülikooli ja edu saavutamiseks selles riigis. Tema läheb peavoolule vastu. Juudi hariduse tase siin on äärmiselt madal. Aga enamiku jaoks, minu jaoks, oli parim kirjeldus see, mida mulle ütles üks rabi, kes enam ei ela, aga ta oli väravas. Ta oli rebe saabumise päeval kail ja ta rääkis mulle selle loo. Tema nimi oli rabi Herschel Fogelman ja ta saadeti lõpuks eelmise rebe poolt 40ndate keskel Worcesterisse, Massachusettsi, et rajada juudi päevakool. Ja tema lapsed jätkavad seal tema pärandit tänaseni. Ja las ma räägin teile, mida ta mulle ütles. Ta ütles, et tol ajal oli Ameerikas vaid mõned jeshivad. Ameerika peamine jeshiva oli Torah Vodas. See on suurepärane jeshiva ka tänapäeval. Suurepärane jeshiva. Ja tema, rabi Fogelman, oli Torah Vodasis jeshiva õpilane. 18-19 aastane. Ja ta kirjeldas mulle, et meie, need vähesed usklikud juudid Ameerikas, tundsime end nagu vankrikolonn preerias, mida ümbritsevad indiaanlased. Me kõik oleme näinud vanu western filme, kus vankrikolonn moodustab ringi ja indiaanlased ratsutavad ümber nende, tulistavad ja kõik üritavad end kaitsta, samal ajal kui indiaanlased püüavad neid rünnata. Ja siis saabub USA ratsavägi ja ajab indiaanlased minema. Aga mida ütles Fogelman mulle? Et rebe tuli nagu USA ratsavägi ja ta ei tahtnud lihtsalt indiaanlasi minema ajada. Ta tahtis vallutada kogu mandri. Sellega muudab ta Ameerika juutide mõtteviisi kaitsest rünnakule. Ta peab oma enda kogukonnas võitlema, et nende silmaringi avardada. Ta peab võitlema ka ülejäänud ortodokse maailma vastu, kes isegi siis, kui nad üritavad Ameerikas institutsioone luua, teevad seda kindlusjuutluse mudeli järgi. Me ehitame institutsiooni oma lastele. Me ei hakka kogu kogukonda muutma. Rebe on revolutsionäär. Ja nüüd, kui liigume kiiresti aastasse 2026, siis viimase Pew uuringu järgi käib igal aastal 1/3 Ameerika juutidest Chabadi juures. Tead, see on lihtsalt hämmastav. Teisisõnu võiks väita, et Chabadi külastavate inimeste arv, kellest 80-90% ei ole ortodoksed, on suurem kui tänapäeval reformkogudustes käijate arv. Ma arvan, et seda saab statistiliselt põhjendada. Veelgi hämmastavam väide. Ja see näitab ka, kuidas vanad viisid, mille järgi me end rühmitame ja oma kuuluvust määratleme, on praeguseks mõneti aegunud. Täpselt nii. Ja me näeme seda, me näeme siin, et ta tuleb 1940 aastal laevalt maha, ta tahab muuta Ameerika judaismi suunda. Ja kui Chabad ütleb, et kui 1/3 tuleb, siis kus on need ülejäänud 2/3? Need tuleb ka esiuksest sisse tuua. Aga praegusel hetkel muudab ta traditsioonilise judaismi suunda selles riigis. Ta ei ürita öelda, et ma teen suurepärase jeshiva, kuigi need on tõesti suurepärased jeshivad ja nad saavutavad märkimisväärseid asju. Aga need ei ole tegelikult asjakohased seal, kus mina elan, Orange County's, Californias. Tema tahab muuta suunda. Tal on see optimismi tunne. Ta kavatseb muuta suunda. Ja piiratud ressurssidega on ta ratastoolis. Tema kõne on raske ja vaevaline. Ja mitte kunagi. Ja kui palju hassiidid tal Ameerikas on? 100, 200. Ma ei räägi inimestest, kellele meeldib Chabad vanast kodumaast, vaid tõelisi hassiidid on väga vähe. Ta ütleb, ma kavatsen muuta Ameerika judaismi. Ja nüüd, kui me vaatame edasi, tead, 80-90 aastat hiljem, näeme nende otsuste mõju. Sest mida Rebe tegelikult tegi, oli see, et ta kandis teatepulka, mille tema eelmine Rebe talle andis. Ta viis selle edasi tohutult loomingulisel viisil, kuid paljuski lihtsalt võttis oma ideed, laiendas neid, andis neile jõudu ja muutis juudi rahva saatust. Jah, see on väga oluline punkt ja tõepoolest pöördepunkt Ameerika juutide ajaloos. Nüüd, üks peamisi erinevusi Chabadil ja mõnel teisel õigeusu liikumisel oli nende suhe sionismiga. Chabad oli liikumine, millel, nagu sa kirjutad, olid väga tugevad sidemed Iisraeli maaga juba ammu enne Iisraeli riigi loomist. Kuid nagu paljud teisedki, kes olid enne 1948. aastat sionismi suhtes vaenulikud, oli Chabad tugevalt vastu ilmalikele juutidele, kes tahtsid sisuliselt kujundada ümber juudi identiteedi Iisraelis, loobudes nii usust kui ka traditsioonidest.
kuid pärast 1948. aastat teeb Rebe seoses Iisraeli riigiga teistsuguse valiku kui mõned teised usukogukonna liikmed. mida ta tegi ja mis teda selle valiku tegemisel motiveeris? Esiteks, et mõista tausta. Chabad, nagu ka teised usurühmad Venemaal, oli ajalooliselt sügavalt veendunud, et juudi identiteedi keskseks aluseks peaks olema Toora, mitte ilmalik natsionalism. Nii et üks põhjus oli vastuseis sionismile. Tegelikult on väga huvitav lugu sellest, et esimene sionistlik rühm Venemaal kandis nime Bilu, Bet Jakov Lehuvenelha, Jaakobi koda, lähme välja. Ja neljas Rebe, tema nimi oli Reb Shmuel, kes suri 1883 aastal. Ta ütles, et arutas Biluga, et Tooras on kirjas Jaakobi koda, lähme välja, Beor Hashem, Jumala valguses. Ta ütles, et kui nad oleksid ainult lisanud viimased 2 rida, oleksin ka mina liitunud ja läinud Eretz Israeli. Nii et vaidluse tuum seisnes juudi identiteedi olemuses ja selles, mis on juudi identiteedi alused. Ja Zionism ning paljuski just seda ta tahtiski teha, muuta seda, kuidas juudid iseendasse suhtuvad, et meil on rahvus ja meil on riik, me ei vaja enam judaismi ega Toorat. Siiski oli 1947 ja 1948 aastal riigi loomisele 3 reaktsiooni. Me peame mõistma, mis need olid. Haredi maailm ütles, tead mis? Meil on olnud sionismiga väga halb suhe viimased 70-80 aastat. Me luume ühiskonna sees. Meil on oma poliitilised parteid, et end kaitsta. Me tegelikult ei taha toetada sõjaväkke minekut. Me ei taha olla nii aktiivselt seotud Iisraeli ühiskonnaga. Võtame omaks eraldumise hoiaku. Religioussed sionistid ütlesid, et riik on lunastusprotsessi algus. Ja neil on palve Iisraeli riigi eest, kus öeldakse sõnad Reshetz mihut gulatenu, meie lunastuse esimene õitsemine. Ja nad nägid selles väga tugevaid religioosseid juuri. Mida loetakse nii konservatiivsetes sünagoogides kui ka paljude konservatiivide poolt. Chabad võttis kesktee. Chabad ütles, et see jäi 2 erineva elemendi vahele. Esiteks, me ei nõustu selle eraldatuse ideega kaasaegsest Iisraeli ühiskonnast. Seega tahame olla osa sellest ühiskonnast. Eelmine Rebe ütles oma järgijatele, et kõik peavad osalema riigi kaitsmises, et me peame minema armeesse. Tegelikult kuni ülemkohus, mille kohta mul on Iisraelis omaette etteheiteid, selle ärarikkus. See on teema, mida oleme selles taskuhäälingus kindlasti käsitlenud. Meil oli aastaid mitteametlik kokkulepe. Viimased 20 aastat oli see ametlik, kus Shabadi ja rabinikooli õpilased, mitte tüdrukud, vaid poisid, käisid jeshivas ja hiljem läksid armeesse. Ja 2 nädalat tagasi kurtis Iisraeli kaitseminister, et me kaotame palju tipptasemel sõdureid, sest Chabadi kokkulepe tühistati Iisraeli ülemkohtu poolt. Me olime ainus Haredi sektor, kes oli valmis armeesse minema. Ja me oleme kaotanud üle 10 Chabadi sõduri, mis ei tee neist kedagi teistest pühamaks. Nagu paljud teised sõdurid, kes on oma elu andnud alates sõja algusest 7. oktoobril. Nii et me olime valmis hiljem teatud kokkuleppe alusel armeesse minema. Me tahtsime, et meie poisid õpiksid mõnda aega jeshivas. Ja meil oli kõigi nende aastate jooksul valitsusega väga hea töösuhe. Ja me tahtsime olla aktiivselt kaasatud Iisraeli ühiskonda. Ja viimane punkt oli see, et me ei kavatse poliitikas osaleda. Teisisõnu, me võime üksikisikutena hääletada mõne erakonna poolt. Ja on teatud parteisid, kes püüavad saada Chabadi häält, aga Chabad ei toeta kunagi ametlikult kedagi. See küll sekkus 2 valimise puhul ebatavalistes olukordades, kuid see oli ammu, 30 aastat tagasi. Ja me ei ole seotud Iisraeli valimistega. Meil on kindlad põhimõtted. Rebe oli alati väga mures selle pärast, et maa loovutamine ohustab Iisraeli riigi julgeolekut, mis põhineb julgeoleku küsimusel. Ja kahjuks on see osutunud väga tõeks. Aga see võttis aega. Me tahame olla aktiivne osa Iisraeli ühiskonnast. Meid teeb endiselt murelikuks see ilmaliku natsionalismi idee, mis asendab juudi identiteeti. See on meie jaoks endiselt probleem. Me ei peida end selle eest. Aga samal ajal ütlen ma sulle kõige huvitavama statistika ja see on tõesti šokeeriv. Põhja-Ameerika Juudi Föderatsioonid tegid uuringu, mille nad avaldasid aasta tagasi, kuid mitte kõike ei avaldatud avalikult seoses sionismi ja Ameerika juudi kogukonnaga. Ja numbrid on järgmised. Reformiliikumises määratleb end sionistidena 32% inimestest.
konservatiivses liikumises on see 55%. Ortodokside juutide seas on see 65%. Ja Shabadi puhul, mis, nagu öeldud, räägib peamiselt mitteusklikest juutidest, mitte õigeusklikest juutidest, kes käivad Chabadis. Ütleb 82%, et nad on sionistid. Kui see uuring avalikustati, istusin ma koos grupi Ameerika juudi juhtidega ja küsisin, mis vahe on meil ja teil? Ma ütlesin, et teie räägite Balfourist ja Hitlerist. Ei, mitte Hitlerist, jumal hoidku. Balfourist ja Herzlist. Ma ütlesin valesti. Balfour ja Herzl, kellel olid üllad ideed. Teate küll, nad tahtsid riiki ehitada ja kõike seda. Ja me räägime juutidega, kelle jaoks juudi identiteet on keskne Abrahami põhilisest lepingust Jumalaga, öeldes, et Iisraeli maa kuulub juudi rahvale. Teisisõnu, Eretz Israeli ehk Iisraeli idee on juudi identiteedi alusprintsiip, mis ulatub meie vaimse identiteedi tuumali. Nii kummaline, kui see ka poleks. Asja, mida vasakpoolsed sionismivastased juudid eitavad, koos kõige muuga, mida nad eitavad. Ja nii kummaline, kui see ka pole, oli liikumine, mis oli aastaid sionismi vastane. Ilmaliku natsionalismi elemendi tõttu on see täna diasporas Iisraeli kaasaegse riigi suurim tugisammas ja toetaja. Ja see ei põhine statistikal, mida mina ei loonud. Seda võib küsida ükskõik millise Iisraeli diplomaadi käest. Mind ei huvita, kas ta on Peruus või Paraguay's, kas ta on Austraalias või Argentiinas. Ta ütleb teile, kellele nad saavad kohalikus juudi kogukonnas loota, et Iisraeli toetust üles ehitada. Nii et kuigi meil on selle ilmaliku natsionalismi elemendiga endiselt ebamugav, usume siiski tugevalt Iisraeli toetamisse. Me usume sellesse, mis juhtus. See, mis kõigis neis sõdades juhtus, oli imepärane. Ja ma lõpetan selle mõtte väga huvitava väitega. Me tähistame nüüd 50 aasta möödumist kuulsast Entebbe reidist. Ja ma tahan teiega jagada, mida Lubavitšeri Rebe ütles nädal või 2 pärast seda reidi. Ta ütles, et kui oli sõdur, kes kunagi, ja me kõik teame, et lennukid lendasid Shabbatil ja maandusid laupäeva õhtul Entebbes, et päästa, nagu teate, Iisraeli inimesed, kõik need, kes seal rööviti. Ja me kaotasime Bibi Netanyahu venna. Ja oli veel üks naine, nimega Edith Block, ma arvan, et tema nimi oli Block, kes tapeti, aga kõik teised päästeti. Ja Rebe ütles nii. Kui oli Iisraeli sõdur, kes polnud kunagi oma elus ühtegi šabatit pidanud, aga ta lendas šabatil, et päästa Entebbes inimeste elud. Ta on, ja ma ütlen seda heebrea keeles, begeder tzadik gomor. Teda peetakse pühaks inimeseks, lausa tzadikuks ehk õiglaseks inimeseks. Sest just nii vaadatakse Iisraeli sõdurit, kes seab oma elu ohtu. Ja meil on tegelikult palju üksiksõdureid Chabadi kogukondadest Ameerikas. Ja üks neist tapeti hiljuti. Moshe Yitzhak Katz New Havenist. Ta tapeti. Ta oli langevarjurite korpuses hassiid, habemega, kõik nagu peab. Ja ta oli pärit New Havenist, Connecticutist. Ja ta on nime saanud ühe eelneva Rebe pioneersaadiku järgi, kes saadeti 1943 aastal New Haveni, et rajada juudi päevakool. Ta tapeti hiljuti umbes 2 kuud tagasi lahingus Liibanonis. Nii et me maksime selle eest hinda. Me oleme valmis Iisraeli eest seisma. Meid teeb endiselt murelikuks ilmalik natsionalism. Me ei tegele Iisraelis poliitikaga, me tegeleme ideedega. Ja meil on Iisraelis üle 1000 asutuse, mis toetavad juudi elu riigis mitte poliitilisel viisil. Jah, see on täiesti õige. Nüüd minu viimane küsimus. Raamatus Undaunted esitate väga veenva argumendi, et 6. Rebe oli üks 20. sajandi juudi elu tähtsamaid tegelasi. Aga selle raamatu kirjutamisel olete, ma arvan, püüdnud luua tõsist ajaloolist uurimustööd. Aga ka sellist, mis hõlmab liikumise folkloori temast ja tema eelkäijatest. Ja mis näeb Shabadi rebesid kui vaimseid tegelasi, kelle elud on justkui suuremad kui elu ise, mitte lihtsalt tavalised rabid. Kui raske oli proovida kujutada selle mehe ja tema liikumise mõlemat külge ühes raamatus? No vaata, ühel tasandil arvan ma, et see võitlus on minus kui hassiidis. Sest hassiid vaatab repet kui pühaduse ja pühitsuse inimest ning näeb, et nad elavad justkui teisel tasandil. Ja mina isiklikult ma ei ole kunagi eelmist repet kohanud, nii et ma ei saa temast rääkida. Aga olles olnud 100 kohtumistel repega, isiklikel kohtumistel repega,
Kümnetel farbrengidel, tegelikult ütleksin, et sadadel farbrengidel ehk hassiidlikel koosviibimistel palju erinevaid kohtumisi Rebega. Rebe andis mulle ka väga tähtsaid nõuandeid ja olulisi hetki minu elus, mis avaldasid mulle suurt mõju. Üks mu sõber, konservatiivne rabi, ütles mulle mõni aeg tagasi: Dov, ma tegin oma elus vea. Ma küsisin, mis see siis oli? Ta ütles, ma ei kohtunud kunagi Rebega. Ma ütlesin talle, et on 2 asja, millega sa pole kokku puutunud. Ma ütlesin, sa pole kohanud emotsionaalset ausust ja sa pole kohanud inimest, kes elab nagu tsadik, kes elab kõrgemal vaimsel tasandil. Sest kui sa suhtlesid Rebega, siis sa tead, et kõik on tõsi. Ja teiseks, et nad elavad kõrgemal vaimsel tasandil. Ma võin sulle rääkida, mida me nimetame Rebe lugudeks. Tead, mul oli endal üks lugu Rebega, mis oli sõna otseses mõttes ime. Ja tegelikult ma hoidusin raamatus kõigist sellistest lugudest. Ma panin ainult ühe loo joonealusesse märkusesse, mis räägib ühest naisest minu kogukonnas. Ta on nüüdseks lahkunud. Tema tütar elab minu kogukonnas, kes sai 1932 aastal raudteejaamas Rebe õnnistuse ja tema nägemine taastati. Nii et ma ei hakka sellesse süvenema, ma ei läinud seda teed. Ma tahtsin kirjutada raamatu, mis ei oleks hagiograafia, vaid oleks tõene ja kõikehõlmav. Allikaid on 120 lehekülge. Kui sa ei nõustu sellega, mida ma kirjutasin, siis võid allikaid vaidlustada. Ja võib-olla ma eksin. See on tõsine ajalooline uurimistöö. Ja just nii mind koolitati. Ma õppisin ajalugu, mitte ajakirjandust. Ma arvasin, et see on väga oluline. Sest enamik raamatuid, mida me leiame, suurte rabiinide elulood, eriti õigeusu maailmas, on põhimõtteliselt hagiograafiad. Need ei räägi nende raskustest. Need ei räägi nende väljakutsetest. See, mis meil on eelmise Rebe kohta ja mis on nii ainulaadne, on see, et ta kirjutab nii palju oma sisemaailmast. Meil on tuhandeid kirju, mille ta kirjutas. Meil on päevikud, mille ta kirjutas. Nii et meil on tõeline arusaam tema enda ängistusest, kui ta kirjutab holokaustist 1943 aastal. Kui ta kirjutab aasta varem kirja, ma olen Ameerikas, ma püüan kõike seda teha, aga ükski hassiit ei kuula mind. Ta on väga frustreeritud. Meil on tõeline, ta kirjutab oma terviseprobleemidest. Me näeme teda tema enda sõnade kaudu. Ja see on üks suurimaid õnnistusi, mis mul selle raamatu kirjutamisel oli. Mul oli nii palju materjali, mille ta ise kirjutas ja nii edasi. Ma soovin, et oleksin saanud selle kirjutada 25 või 30 aastat tagasi, sest siis oleksin saanud kohtuda paljude inimestega, kellel oli temaga lähedasem suhe. Nii et ma pingutasin. Ma ei tahtnud kirjutada raamatut, mis oleks hagiograafia, kus kõik on imeline ja armas. Ja teate küll, nad kõik müüvad neid lugusid suurtest rabidest. Nad sündisid, õppisid 6 Mishnat, õppisid Talmudit, nad olid 12-sed ja neil polnud kunagi elus ühtegi ängistavat hetke. See lihtsalt ei vasta tõele. Ja ma ei tahtnud sellist keskkonda kujutada. Ja see on üks põhjusi, miks mul on näiteks peavoolu juudi kirjastaja Koren, Magid, mis on Koreni allüksus, mida ma ei saanud. Ma tahtsin omada sellist iseseisvustunnet. Ja nüüd olen ma tõesti üllatunud, sest Chabad on väga enesekriitiline kogukond. See on väga iseseisva mõtlemisega kogukond. Seal on tohutult palju individualismi. Tänu Jumalale olen saanud kriitikat. Põhimõtteliselt võib-olla eksisin mõne fakti osas siin või seal, aga raamat on vastu võetud fenomenaalselt. Ja see on mind väga üllatanud. Ma arvan, et kuna Rebe on nii avameelne ja kuna teema ise on nii huvitav, ja lisaks sellele püüdsin anda sellele ajaloolise konteksti, mitte ainult vaadata tema saavutusi, vaid asetada need ka teiste saavutuste ajaloolisse konteksti. Paljud inimesed, kui nad kirjutavad ajalugu, eriti õigeusu maailmas, näevad ainult oma lähenemist kui ainsat võimalikku lähenemist. Ja ma panen ka teiste saavutusi oluliseks. Seega oli see minu jaoks raske ülesanne. Ma töötasin väga kõvasti. Mõne peatükiga pingutasin eriti palju. Ütleksin, et 10. peatükk, mis käsitleb sõja-aastaid, võttis mul tõesti 3-4 kuud, et sellest läbi närida, sest seal tuli tegeleda kõige raskemate küsimustega. Aga ma arvan, et tema elu on tõesti märkimisväärne. Ja me näeme, kuidas tema esiteks, ma tõesti usun seda, mis on kaanel kirjas, ta päästis Vene juudid, Nõukogude juudid, sest juutlus tänapäeva Venemaal, endises Nõukogude Liidus, oli peaaegu täielikult maa all. See tuli välja avalikkuse ette. Ta muutis Ameerika juutluse suunda. Ja oma elu viimastel aastatel, millest ma kirjutan viimases peatükis, teeb ta samuti midagi revolutsioonilist.
sest 1946 aasta lõpus ja 1947 aastal põgeneb 1000 Chabadi hassiidi Venemaalt võltsitud Poola passidega. See ei ole muide lihtsalt Hollywoodi film, see on Netflixi sari. Aga jällegi, nad ei tee seda, sest jumal hoidku, et nad midagi head teeksid. Nüüd nad põgenevad Venemaalt. Need inimesed on elanud 25-30 aastat kommunistliku rõhumise all. Nad on väsinud. Minu vend läks Siberisse. Minu nõbu läks Siberisse. Mina läksin Siberisse. Aga et anda teile aimu, milline on rebe lähenemine sellele, on üks mees nimega Semah Karevitš. Ta veetis 5 aastat Nõukogude vanglas. Ta põgenes koos perega Venemaalt. Ta jõuab Saksamaale ja siis on ta Deepi laagrites, ta üritab Ameerikasse pääseda ja lõpuks saab ta Kuuba viisa. Ta jõuab sinna 1949 aastal. Ta ei saa Ameerika viisat. Ta kirjutab oma onule Ameerikas, kes on rebe sekretär, ja ütleb, palun ütle rebele, et vajan abi viisa saamisel. Rebe saadab vastuseks, teate, mille pärast Semah siia nii kiiresti tormab? Kuubal on nii palju asju, mis tuleb ära teha. Seal oli üks rabi, kes saatis talle kirju Santiagost, mitte Chabadi rabi. Ta saadab Semachi Santiagosse. Ta ütleb talle, et ta rajaks juudi koole. Milleks sa Ameerikasse jooksed? Meil on Kuubal juudid. See oli enne Castro aega. Me peame nende eest hoolitsema. Mida sa teed? See mees veetis 5 aastat Siberis. Ta on oma naise ja lastega üksi. Ja ta on ainus hassiid kogu Kuubal. Mida sa teed, et muuta juudi elu Kuubal? Olgu, lõpuks, pärast seda, kui ta teeb terve hulga asju, saadab ta sõnumi. Öelge Semahile, et ta võib juba tulla, tead küll, ja ta tuleb Ameerikasse. Aga ta võtab need hassiidid, kes tulid välja sellest kohutavast Nõukogude depressioonist, ja rabinikukandidaadid, kes jäid ellu Shanghais, ning ütleb neile, olgu, poisid ja tüdrukud, ma tahan teid julgustada minema Austraaliasse. Teie lähete Prantsusmaale, teie lähete Londonisse, teie lähete Iisraeli uude Chabadi linna. Tema, kui sa täna lähed ja vaatad ringi maailmas ning vaatad, mis on Chabad täna Prantsusmaal, siis pooled Prantsusmaa rabidest on Chabadi rabid. Kui sa lähed Inglismaale või Austraaliasse, kus täna Chabad on, siis pole kahtlustki. Tead, 80% kõigi sünagoogide rabidest on Chabadi rabid, samuti koolides. See on suurim organisatsioon riigis Lõuna-Ameerikas. Ja kõigis neis paikades paneb ta tulevikule aluse, saates sinna oma kõige lähedasemad hassiidid. Nad ei ole, nad on kõik väsinud, nad on läbi elanud kommunismi. Nad ei ole sellest kõigest eriti vaimustuses. Tema võitleb, mitte kõik ei kuula teda ja ta tahab muuta kogu maailma juutkonda. Ja tema viimane tegu on kõige huvitavam. Ta pöördub New Yorgis ühe rühma yeshiva õpilaste poole, mitte Shabadi õpilaste poole, pühade ajal, 1950 aastal. Septembris 1950 ütleb ta. Ma tahan saata teid Marokosse, et luua juudi koolisüsteem. Need on Mir Yeshiva õpilased, nad ei taha minna. Seega annab ta vahetult enne oma surma oma väimehele juhised. Ma tahan luua koolisüsteemi Marokos, Tuneesias ja Põhja-Aafrikas. Ja mida teeb tema väimees esimese asjana, kui temast saab rebe, isegi enne, kui ta ametlikult rebeks saab? Chabad loob 1950-ndatel ja 1960-ndatel tohutu haridusvõrgustiku, tehes koostööd Jointiga, mis tuleb neile auks ning see annab põhimõtteliselt nii paljudele juutidele Põhja-Aafrikas, Tuneesias ja Marokos juudi hariduse. Nii et ühe väikeses Lubavitšis sündinud hassiidist rebe viimaseks teoks siin maailmas on tagada, et juut Mekneesis, Casablancas, Feesis saaks juudi hariduse. See on ülemaailmse juudi juhi visioon. Väga oluline punkt ja hea koht lõpetamiseks. Rabi, aitäh, et täna meiega liitusite. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad raamatu Undaunted endale hankida? Undaunted on saadaval Amazonis ja igas juudi raamatupoes. Saate sellega eraviisiliselt tellida Barnes & Noble'i kaudu ja kust iganes. Neid pole enam eriti palju. Tavalisi raamatupoode pole enam eriti alles. See on elu suur tragöödia. Kahjuks. Ja raamat on saadaval ning ma julgustaksin neid ka Amazoni arvustusi kirjutama. Siiani on kõik arvustused olnud 5-tärnilised, mõnest veel oleks kasu. Kui nad tahavad kritiseerida, on nad vabad seda tegema. Aga ma arvan, et see lugu on väga oluline, sest see räägib ideaali eest seismisest, samuti meie võimest. Rebe andis inimestele jõudu olla muutuste elluviijad.
ta uskus oma hassiididesse, et nad suudavad teha suuri asju. Ja ma arvan, et see õpetab meile kõigile isikliku vastutuse ideed ning seda, et igaüks meist saab siin maailmas midagi muuta. Kõik, mida ta tahtis, oli see, et tema ja meie saaksime muuta juudi saatust. Ta muutis juudi saatust 20. sajandil. Ja ma usun, et tema hassiidid jätkavad seda teed. Ma lõpetan lihtsalt sellega. Mul on 2 lapselast, kes viimase 6 kuni 8 kuu jooksul on mõlemad saanud Chabad emissarideks. Üks San Franciscos, kus ta töötab noorte juudi professionaalidega ja teine Budapestis. Ta abiellus Budapestist pärit tüdrukuga, kes teeb sama. Ja see, et see uus põlvkond noori Chabadi rabideid oma 20. alguses ja rebetsiinid, kes lähevad koos oma abikaasadega partneritena, kannavad seda missiooni edasi. See, mille algatas eelmine rebe ja mida rebe kandis edasi järgmisse põlvkonda, on minu arvates nende ideaalide tõeline kinnitus, mida eelmine rebe ja rebe meile õpetasid. Eneseohverdusest, hoolimisest, vastutusest juudi rahva ees, ligimese armastusest ning sellest, et toorat saab õpetada armastusega järgmisele põlvkonnale, kus nad saavad ise otsustada, teha selle valiku, et ühendada end oma traditsioonide ja pärandiga ning seda edasi kanda. Ja see, et meil on nii palju noori, kes tahavad jätkata seda idealismi, mille algatas eelmine rebe ja mida rebe edasi kandis, on minu arvates märkimisväärne tunnistus pärandist, mille nad meile jätsid. Ma arvan, et me kõik võime sellele aamen öelda. Mida ma oskan sulle öelda? Lapselapsed, üks Budapestis ja üks San Franciscos. Nojah, palju õnne nende saavutuste puhul. Ja ma soovitan seda raamatut. See on oluline osa juudi ajaloost ning, nagu rabi ütleb, inspiratsioon tulevastele põlvkondadele. Samuti tahame tänada meie publikut. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini igapäeva väljaannet, mida saate kuulata kõikjal, kust podcasti leiate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun pange GNS'ile meeldib ja või tellige, klõpsake teavituste jaoks kellukest ning andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, jätkake lugemist ja mõelge ise. Ja kohtume teiega jälle järgmisel nädalal.